Eduard Vilde ja tol ajal Linda Jürman tutvusid 1904. aastal ühes pulmas. Linda Vilde oli siis juba Tartus ajalehe Uudiste korrespondent ja kirjasaatja, 23-aastane, ja Eduard Vilde oli 39-aastane, juba tuntust kogunud kirjanik. Ja nad tutvusid ühes pulmas, kus mõlemad olid külalised. Ja pulmalauas siis tõusis üks vanem härra püsti ja pidas sellise manitseva kõne pruudile, et kuidas siis abielus tuleb abikaasa, siis naine peaks olema mehele alluv ja kuulama, mida siis abikaasa suuniseid annab, ja mille peale siis Linda Vilde tõusis püsti ja pidas vastukõne, et tema arvates peaksid abielus olema inimesed võrdsed ja naine ei peaks sugugi mitte olema selline alluv pool, mis oli üsna erakordne, et nii mitmedki pulmakülalised hiljem ütlesid, et nemad nägid üldse esimest korda elus, kuidas naine avalikult kõneleb. Ja see avaldas muidugi Eduard Vildele nagu sügavat muljet, kes juba enne seda loomulikult oma vaadetelt oli sellise võrdsuse ja ka naiste õiguste eest seisja. Ja siis nad tegidki tutvust ja saigi sellest siis alguse nende suhe, eks need ikka ühendasid sellised ühised väärtused ja ega Linda Vilde oligi tegelikult ikkagi väga niisugune eriline naine ja sellepärast me siin täna tema sünniaastapäeva tähistamegi, et meie arvates on ta teenimatult varju jäänud. No see võrkkiige lugu nüüd Linda Vildega seoses on selline, et ühes Linda ja Eduardi kirjavahetusest me leidsime väga armsa sellise koha, kus Eduard Vilde siis kirjutas Linda Vildele, et sina, kes sa seal oma võrkkiiges puhka ja kiigu ja loe. Ja tõepoolest, et Linda Vildele oli see võrkkiiges lugemine oli selline puhkuse vorm, et seetõttu me tähistamegi seda veel kestvat augustit ja Linda Vilde sünniaastapäeva võrkkiigega ja kutsume siis lugema. Oleme siin valmis pannud ka Eduard Vilde teoseid, mida võrkkiigest lugeda saab. Linda Vilde oma ajas oli ikkagi väga erandlik, ta oli väga võimekas ja väga julge naine igatepidi. Ta ei saanud head kooliharidust, sest tollel ajal oli see tausta tõttu lihtsalt majanduslikel põhjustel oli see nagu raskendatud ja ega naisi tollel ajal veel ka ülikooli vastu ei võetud. Nii et oli suures osas oli ta ise õppija, aga väga huvitatud nii poliitilistest kui sotsiaalsetest teemadest, mis oli tollel ajal nagu naise kohta ikkagi väga erandlik. Ta kuulus oma huvide ja vaatõttu sotsiaaldemokraatlikusse parteisse. Ja kui nad naasesid oma pikast pagulusest Eduard ja Linda Vilde 1916-17 vahetusel, siis oli Linda Vilde üks kahest naisest, kes oli Tallinna volikogu liige. Sellel suvel, kui nüüd muuseum oli juulis kinni, tahtsime siin Eduard Vilde juubeliaastal natuke remonti teha ja tahtsime taastada Eduard ja Linda Vilde söögitoas selleaegse interjööri, mis oli nende ajal siin. Hakkasime tapeeti maha võtma ja korralikult siis sellist ajastu pärast tapeeti uuesti seina panema. Aga selgus, et kõige selle tapeedipataka alt, mis siis aastate jooksul oli siia üksteise otsa pandud, sest tegelikult 1927 juba, kui Eesti Vabariik Eduard Vildele selle korteri kinkis, on arhiivis väga toredad dokumendid, kus öeldakse, et ikkagi korter tuleb remontida paremat sorti tapeetidega. Võt neid paremat sorti tapeete, ka nõukogude ajast oli siia paras paks kiht peale kleebitud. Aga seintelt tuli välja üllatav seinamaaling, mis meid esialgu täiesti sõnatuks võttis, sest meie ei teadnud sellest midagi, sellest ei teadnud mitte midagi ka Eduard ja Linda Vilde kogu oma siin korteris elatud aja jooksul ja muidugi me kutsusime appi kohe parimad muinsuskaitsjad Oliver Orro ja Hilka Hiopi. Ja siin saigi nüüd juulis tõsiseid uuringuid tehtud ja hetkel ei ole veel päris täpselt lõpule mindud ja veel kõik need daatumid määratud, aga tundub, et ta on ikkagi kuskil 19. sajandi seal kas algusest või keskelt pärit ja veel selle värskendatud seinamaalingu all on veel vanem, samasugune, nii et tundub, et see seal päris alt välja tulnud fragmendid on veel õitevanad, mida on siis mingil perioodil värskendatud. Et
oleme selle leiu üle väga uhked, aga ka natuke esialgu nagu pisut nõutud, sest selle maja ajalugu sellisest söögitoa seinamaalingust ei rääkinud ega seda ei ole dokumenteeritud kuskil. No igatahes meil on väga hea meel, et meil on siin Eesti parimad spetsialistid abiks ja seda hea meelega demonstreerime nüüd ka maja külastajatele, et me küll taastame siiski selle interjööri nii nagu Eduard ja Linda Vilde siin elasid, aga ühe osa seinast siis jätame selle seinamaalingu maja ajaloo seisukohast nagu kõigile vaadata ja see on tõesti huvitav. See maja esimesed plaanid on tegelikult juba 1742 ja siis ta ehitati veel võib-olla uuesti ja suuremalt, oli 1835 algas see, nii et ta tegelikult oli alguses siin enne Kadrioru lossi juba arhitektimaja ja siis hiljem selle Kadrioru pargi direktori ehk Castellani maja, millel siis kahel pool siin on neid veel ka teenijamajad, nii et see ajalugu on tõesti ulatub ammusesse aega. Kutsume muuseumi külla Eduard Vilde viimasesse koju ja Linda Vilde sünnipäevale täna, mida me terve päev läbi tähistame siin ekskursioonidega. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani, iga päev siis kell 11 kuni kell 17 ja kolmapäevi tuleb terake kauem lahti kuni kella 6-ni. Ja muidugi kutsume ka teisele korrusele meie Castellani maja kunstigaleriisse, kus praegu on veel terve augusti avatud Eesti Maalikunstnike Liidu Vileen Künnapuu kureeritud suur maalinäitus. Tulge külla!